Ja jõuame siis viimase superautoni. See on Bugatti Sentiensi. Karbi peal on kirjas küll EB110. Sentiensi on EB110 baasil tehtud või sellest inspiratsiooni saanud, aga ta on siiski teine auto, et see peaks ikkagi olema Sentiensi. Aga siis vaatame disaini ennast. Jah, ma pean ütlema, et see on küll nüüd väga hästi välja kukkunud. Minu arust meenutab originaali ikkagi väga tugevalt. Võib-olla vaatab teisele küljele ka. Uksed ka sellel avanevad ülesse. Mulle väga meeldib, et disainer on selle augulise osa otsustanud ka kopeerida, et see on miski, mis mulle originaali juures väga meeldib. Siin avaneb ka mootorile juurdepääs. Ta ei ole küll nüüd kõige huvitavam mootor, mulle tundub, aga sellegi poolest, et ta on olemas. Ma näen ainult 2 pedaali, ma ei tea muidugi, kuidas see pilt on tehtud, äkki siin on 3. pedaal veel. Selline auto automaatkastiga, ma ei tea. Pisut kummaline, siin on valitud punane sisu, tean, et see oli samuti küllaltki haruldane auto, kas mul on ka kirjas, mitu neid toodeti. Ei ole, aga äkki oli 10 tükki. Martin, äkki saad ekraani peale panna. Jällegi, inimene, kes auto ostab, see saab jällegi valida, et kuidas see talle tehakse. Internetis nägin mingit väga kummalist helesinist sisu, mis mulle absoluutselt ei meeldinud, et see punane on kindlasti tunduvalt palju parem valik. Aga jah, et võib-olla liigumegi siis klassika juurde edasi. Et nii, see siis on inspiratsiooni saanud.